Kuna Venemaa eesliini väed ei suutnud Ukrainas märkimisväärset edu saavutada, otsustas Vene sõjavägi panustada täielikult uuele salarelvale. Relv, millel oli potentsiaal muuta sõjapidamise viisi ja tühistada üks Kiievi suurimaid eeliseid. Vene arendajad ja insenerid kulutasid kuid selle süsteemi täiendamisele enne, kui see esimest korda päris lahingutingimustes proovile pandi. Nad uskusid, et just see hetk pöörab initsiatiivi lõpuks taas nende kasuks. Nad eksisid. Venemaa salarelv ebaõnnestus minutitega, sundides Kremli komandore taas kord otsast alustama. Kõnealune relv on tuntud nime all Arena M. See ei ole rakett ega droon, vaid aktiivkaitsesüsteem või AKS. Nagu nimigi ütleb, on AKS-süsteem, mis on loodud aktiivselt takistama sõjaväesõidukite nagu tankide ja jalaväe lahingumasinate kahjustamist rakettide ja juhitavate rakettide poolt. Tuntud näited on Iisraeli trofisüsteem ja Ameerika Ühendriikide Quick Kill AKS. Venemaa on aastate jooksul välja töötanud ja kasutanud mitmeid omaenda aktiivkaitsesüsteeme, sealhulgas Arena, mis algselt loodi 1990-ndate alguses, et tõrjuda selliseid ohte nagu reaktiivgranaadid ja tankitõrjeraketid. Kuid 2026 aastal ei ole Vene soomusele suurimaks ohuks raketid, vaid droonid. Ukraina on arendanud välja ühe maailma suurima ja võimsama mehitamata õhusõidukite UAV laevastiku, millel on muljetavaldavalt mitmekesine droonide valik täppislöökide andmiseks vaenlase pihta. Ja Ukraina on neid droone erakordselt tõhusalt kasutanud, hävitades tuhandeid ja tuhandeid kõrge väärtusega Vene varasid. Alates tankidest ja soomustatud lahingumasinatest kuni soomustransportööride, insenerimasinate, juhtimispunktide, suurtükkide, radarite, raketiheitjate ja paljude teisteni. Sõja edenedes muutusid Ukraina droonid rindel nii mõjusaks, et Vene komandorid muutsid oma taktikat täielikult. Alguses toetusid nad tugevalt oma soomuse ülekaalule, saates suuri soomuskolonne ja mehhaniseeritud rünnakrühmi linnadesse, asulatesse ja küladesse, lootes puhtale metalli ja tulejõumassile, et murda läbi Ukraina kaitseliinidest. Kuid kui Ukraina droonioperaatorid hakkasid tanki järel ja sõiduki järel hävitama, sai Kreml aru, et nad ei saa enam oma soomust nii odavalt raisata. Seetõttu hakkas Venemaa tanke ja soomukeid harvemini kasutama ning toetus selle asemel väikestele rünnakrühmadele, kes olid sunnitud kas jalgsi vaenlase territooriumile liikuma või kasutama lihtsaid tsiviilsõidukeid nagu krossirattad ja maasturid. See muutis elu Ukrainale märgatavalt lihtsamaks, kuna erinevad üksused ja pataljonid said end kindlustada ja oma positsioone tõhusamalt kaitsta, ilma et peaksid muretsema kümnete nende suunas saadetavate tankide pärast. Samal ajal hakkasid Kremli sõjaväeinsenerid otsima võimalusi, kuidas muuta oma soomusmasinad vastupidavamaks Ukraina droonirünnakute vastu. Siin tulebki mängu Arena M. Arena APS-i uus ja täiustatud versioon, mille kohta Vene ametnikud väidavad, et Arena M suudab tõhusalt tõrjuda igast suunast lähenevaid laskemoona. See saavutatakse tänu multifunktsionaalsele Dopleri radarile, mis skaneerib ümbrust kiiresti lähenevate objektide, näiteks tankitõrjerakettide või reaktiivgranaatide tuvastamiseks. Kui oht tuvastatakse, mõõdab Arena M pardaarvuti automaatselt selle kiirust, suunda ja prognoositavat lennutrajektoori. Seejärel, enne kui mürsk tabab sihtmärki, tulistab Arena M omaenda kaitselõhkelaengu selle suunas, paisates metallitükke mürsu lennutrajektoorile, et see kas plahvataks õhus või laguneks enne, kui jõuab sõidukini. Algselt. Kuna see süsteem oli loodud tuvastama ja aktiveeruma kiiresti liikuvate sihtmärkide vastu, ei peetud seda tõhusaks droonide vastu, mis liiguvad palju aeglasemalt kui raketid ja mürsud. Kuid kuna droonidest on saanud nii suur oht, otsustas Venemaa Arena M-süsteemi täiustada, et nendega toime tulla. Ja 2026. Aasta juulis, pärast mitmeid kuid kestnud tööd, hakkasid Vene allikad jagama uudist, et T-72B-3A lahingutankid, mis on varustatud Arena M APS-i uusima versiooniga, valmistusid toetama rindejoone rünnakuid Ukraina positsioonidele. Teatati ka, et Arena M suudab nüüd tõrjuda mitte ainult tankitõrjerakette ja mürske, vaid ka FPV-droone. See võis kõike muuta. Kui Venemaa oli tõepoolest leidnud viisi, kuidas muuta oma tankid ja soomukid praktiliselt droonikindlaks, võis nende rünnakute intensiivsus üleöö mitmekordistuda. Kreml ei peaks enam oma soomusvarustusega nii ettevaatlik ja konservatiivne olema. Äkitselt võiks Ukraina seista silmitsi tohutute tankikolonnidega, mis on valmis tema kaitseliinidesse auke lööma ja kindlustusi rusudeks muutma, ning tal ei oleks enam tõhusat ega usaldusväärset viisi nende vastu võitlemiseks. Venemaa võiks samal ajal oma jõupingutusi kahekordistada, kasutades sooja suvekuusid maksimaalselt
maksimaalselt ära, et alustada rindel võtmealadel julget uut pealetungi ning potentsiaalselt vallutada olulisi territooriume, mis võimaldaksid tal edasi liikuda ja suuremaid edusamme saavutada. Kuigi tuhanded tema tankid ja soomusmasinad on juba hävitatud, on Venemaal endiselt üks maailma suurimaid tankiarmeesid tänu oma tohututele nõukogudeaegsetele varudele. Ja kuigi paljud neist süsteemidest pärinevad aastakümnete tagant ja neil on võrreldes moodsamate tankidega mitmeid puudusi, ei ole need sugugi väärtusetud. Neil on endiselt väga võimsad kahurid, mis suudavad hävitada nende teele jäävaid sõidukeid, ehitisi ja sõdureid. Teisisõnu, hoolimata sellest, et droonidest on saanud sõjas nii domineeriv jõud, tankidel ja soomukitel on endiselt potentsiaali tuua kaasa suuri muutusi. Venemaal oli vaja vaid leida viis, kuidas suurendada nende ellujäämisvõimet ja võimaldada neil lahinguväljal piisavalt kaua püsida, et midagi muuta. Seni olid kõik nende pingutused ebaõnnestunud. Tankide varustamine improviseeritud droonivastase soomusega, näiteks nennined kokapuuridega, ei olnud üldse toiminud. Vene sõdurid olid proovinud keevitada oma tankidele ogasid, võresid, võrke ja traadist katteid, et Ukraina droonidel oleks raskem nende nõrkadele kohtadele pihta saada. Aga Ukraina piloodid leidsid peagi viise, kuidas neist kaitsevahenditest mööda pääseda. Näiteks kasutasid nad pommitajadroone, et kokapuuridesse ülalt auke teha ning saatsid siis ründedroonid nende avade kaudu tööd lõpetama. Kokapuurid tegid elu palju raskemaks ka Vene tankimeeskondadele. Lisakaal muutis nende masinad aeglasemaks ja raskemini juhitavaks ning erinevad ogad ja muud lisad tegid tankidesse sisenemise ja sealt väljumise üsna ohtlikuks. Arena M lisamine tundus aga Venemaa jaoks olevat palju suurem samm õiges suunas. See ei muudaks tanke haavamatuiks. Mõned neist saavad paratamatult ikkagi kahjustada ja hävitatud. Ja süsteemil olid teadaolevalt teatud piirangud. Näiteks see, et suutis korraga kanda vaid 12 tõrjemürsku. See tähendas, et Ukraina pidi vaid saatma tanki suunas tosin drooni, et selle aktiivkaitsesüsteem ammenduks, enne kui lõplikult ründedrooniga hävitav löök anda. Siiski võisid need 12 laskemoona anda Vene tankidele väärtuslikku aega, et liikuda lahinguväljal ja tulistada oma relvadest Ukraina kaitsepositsioonide pihta. Need võisid samuti avada võimalusi teistele sõidukitele või jalaväelastele liikuda tankide järel edasi ja Ukraina positsioonid üle joosta. Lisaks, kui Ukraina peaks äkitselt kasutama iga Vene tanki hävitamiseks 10 korda rohkem droone, muudaks see sõja majandusliku tasakaalu oluliselt. Kiiev oleks sunnitud kulutama palju rohkem raha ja materjale droonide tootmisele, kui ta tahaks jätkata Vene soomusjõudude neutraliseerimist. Ja see kõik juhtus ajal, mil Venemaa oli selgelt kaitsepositsioonis. Nende väed ei suutnud rindel olulisi edusamme saavutada ning mõnes piirkonnas suruti neid isegi tagasi. Nende kaotused olid jõudnud jätkusuutmatule tasemele. Kreml ei suutnud enam värvata piisavalt uusi sõdureid, et asendada neid, kes Ukrainas hukkusid või viga said. Ja isegi kodurindel Venemaa põles sõna otseses mõttes tänu korduvatele Ukraina droonirünnakutele sihtmärkidele, nagu naftarafineerimistehased, varustusliinid, juhtimispunktid ja logistikaobjektid. Kuna majandus oli varemetes ja võiduväljavaated iga päevaga üha väiksemad, vajas Venemaa mingit võimalust olukorra pööramiseks. Tal oli vaja oma soomustehnika uuesti lahingusse tuua ja Arena M tundus olevat ainus viis selleks. Jäänud oli vaid see proovile panna. Juuli lõpus see proov saabuski. Aga enne kui vaatame, mis juhtus ja kuidas see mõlemale poolele lõppes, tuletan meelde, et vaatad The Military Show'd. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. 22. juulil alustasid Vene väed oma suurimat mehaniseeritud rünnakut viimaste kuude jooksul okupeeritud Donetski piirkonnas Ukrainas. Rünnaku üksikasju jagas internetis Ukraina Azovi brigaad. 22. juulil okupandid kasutasid 20. ja 41. armee vägesid koos 90. tankidiviisiga. Üritasid rünnakut selles sektoris. Seda hoidis Ukraina rahvuskaardi Azovi esimene korpus, kaasates 10 soomus- ja kergetehnika-üksusi. Lisauudised näitavad, et kasutati tanke, soomusmasinaid, BM-21 kraad raketisüsteeme, kaubikuid ja toetav jalavägi olid kõik selles rünnakus kaasatud. Samuti mitmed kaheliikmelised mootorrattatiimid, kes tegutsesid peamisest mehaniseeritud jõust sõltumatult. Azovi brigaad teatab, et Venemaa kasutas lahinguvälja õhuruumi kontrollimiseks ka Kerbera ja Landseti ründedroone ning Tornado S mitmikraketiheitjat MLRS. See oli märkimisväärne jõud, millega Ukraina polnud üle aasta pidanud tegelema. Venemaa komandöörid andsid samuti käsu jätta iga sõiduki vahele palju ruumi, ilmselt selleks, et neil oleks võimalik manööverdada või teha kõrvalehoidvaid liigutusi, kui nad peaksid sattuma miinide, rakettide või droonide otsa. Lisaks, suur mehaniseeritud jõud liikus edasi mitmest suunast, koondudes mitme väikese asula poole Šakove küla ümbruses.
taas tundus see olevat üsna arukas taktikaline otsus. Selle asemel, et rünnata ühe tiheda kolonniga, jagas Venemaa oma jõud ning andis Ukrainale rohkem probleeme, millega tegeleda. Azov teatab, et rünnak kestis umbes 4 tundi ning see ei lõppenud venelaste jaoks sugugi hästi. Võib-olla lootsid nad, et Ukraina ei oota nii suurt soomusjõudu oma ukse taha. Võib-olla uskusid nad, et pärast nii mitut kuud väikeste rünnakurühmadega tegelemist on Ukraina kaitsjad unustanud, kuidas tankide ja soomukitega toime tulla. Nad lootsid ka sellele, et Arena M saab olema otsustavaks teguriks, salarelvaks, millele Ukrainal pole vastust. Kõik need lootused osutusid alusetuks ja purunesid minutitega. See konkreetne rindelõik on eriti hästi kaitstud ja Ukraina sõjavägi ei jäta midagi juhuse hooleks ega looda lihtsalt parimat. Nad võtavad kasutusele hulgaliselt aktiivseid meetmeid, et kaitsta oma väärtuslikku territooriumi ja valmistuda igaks võimalikuks olukorraks ning olid enam kui valmis tõrjuma Vene rünnakut. Niipea kui Ukraina luuredroonid tuvastasid edasiliikuva vaenlase, käivitati kiire reageerimise plaan. Azovi rügement teatab, et nende enda väed koos juurde määratud üksustega ennustasid venelaste liikumisteed ja blokeerisid need. Nad paigaldasid miine ja takistusi, kasutasid ka taktikalisi õhulööke, et kahjustada lähedal asuvaid sildu üle jõe, mis voolab ümber ja läbi Šakove küla, takistades vaenlase edasiliikumist. Kuna selget teed edasi ei olnud, venelased üritasid jõele rajada pontoonsildu, et luua uusi ületuskohti. Sellega andsid nad aga Ukrainale lihtsalt rohkem sihtmärke, mille pihta tulistada. Mõne minuti jooksul täitus lahinguvälja kohal taevas FPV-droonide ja raskete pommitroonidega, kusjuures Ukraina kasutas ka lähedal asuvaid suurtükiväeüksusi, et tulistada Vene vägede pihta ülalt tuld. Venemaa Tornado S mitmikraketiheitja hävitati, samal ajal kui taktikalise lennuväerünnakud kõrvaldasid pontoonid enne, kui neid jõuti kasutada. Mis puudutab nende tanke ja muid soomukeid, paljud neist hävitati samuti, sealhulgas need, mis olid varustatud Arena M-iga. Kaadrid näitavad selgelt, kuidas T-72B3A tank saab droonitabamuse liikumise ajal, enne kui lisadroonid liikusid sisse, et töö lõpule viia. Puuduvad pildid või videod, mis näitaksid, et Arena M tegelikult töötab ja tõrjub Ukraina droone. See ei tähenda, et see üldse ei töötanud, kuna tegemist oli väidetavalt 4-tunnise lahinguga ja sellest on saadaval vaid mõni minut videomaterjali. Arena M võis tõepoolest mõne drooni alla võtta, kuid lõpuks ei olnud sellest selgelt piisav, et hoida Venemaa tanke piisavalt kaua elus, et see rünnak õnnestuks. Numbrid räägivad iseenda eest. Azovi teatel, tänu kõigi osalenud üksuste professionaalsetele tegevustele, Ukraina rahvuskaardi esimese korpuse Azovi juhtimisel, kasutades torusuurtükiväge, mitmikraketiheitjaid ja ründedroone, hävitati järgmised: 7 tanki, 6 soomuslahingumasinat, 1 PM-21 kraad mitmikraketiheitja, 1 Tornado S mitmikraketiheitja, 3 eriotstarbelist tehnikat ja 47 kerget sõidukit. Hävitatud sai 123 okupanti ja 29 sai haavata. Mehhaniseeritud rünnak tõrjuti tagasi. Vene Föderatsiooni kaitseministeerium on operatsiooni kohta vaikinud, tõenäoliselt häbi ja piinlikkuse tõttu oma läbikukkumise ulatuse pärast. Ja kuigi on võimalus, et mõned jalaväe või mootorrattameeskonnad suutsid peamisest lahingualast läbi murda, tuleb seda rünnakut Kremlile alluvate vägede jaoks pidada täielikuks katastroofiks. Mitmed Vene sõjablogijad on sama kinnitanud ning paljud tuntumad hääled on hukka mõistnud Kremli komandorid selle eest, et nad andsid rohelise tule nende arvates nii rumalale ja raiskavale rünnakule. Näiteks kirjutas kanal Ohvitser Rindel: droonide täieliku ülekaalu ajastul pole mehhaniseeritud kolonnide saatmine otsesele rünnakule mitte taktika, vaid enesetapp. See ei ole sõda. See on tapatalg, mille on korraldanud kesksõjaväeringkonna ebakompetentsed inimesed. T-72, uus aktiivkaitsesüsteem, kasutu. See ei päästnud kedagi. See ei töötanud. On juuli 2026 ja meie idiootlikud kindralid tormavad endiselt kolonnides peale. See on häbiväärne. See on täielik ebakompetentsus. Ja selliste otsuste eest tuleb täiel määral vastutusele võtta. Vene kirjanik ja poliitiline aktivist Vladimir Kutšerenko, tuntud rohkem oma kirjaniku nime Maksim Kalašnikoval, nõustus. Ta kirjutas Telegramis: Kalašnikov väljendas šokki selle üle, et selliseid rünnakuid 5. sõja-aastal endiselt korraldatakse, hoolimata sellest, et kõik peaksid olema teadlikud droonisõja ohust. Ta nõudis, et need, kes annavad selliste rünnakute korraldamiseks käske, võetaks vastutusele, öeldes, et see on ainus viis, kuidas lihaveski kunagi lõpeb. Need ei ole tavaliste venelaste seisukohad. Need on mõnede riigi kõige äärmuslikumate natsionalistide vaated, just selliste inimeste omad, kes tahavad näha, kuidas Vene armee hävitab Ukraina sellisel kujul, nagu me seda tunneme. Ja nad on suures osas ühel meelel, et riigi praegune strateegia on määratud läbi kukkuma. Ja pole raske mõista miks. Vaid mõne tunni jooksul kaotas Venemaa hulgaliselt väärtuslikke varasid ja umbes 150 sõdurit, saavutamata mingit edu.
Nad panustasid täielikult Arena M-ile, uskudes, et see süsteem muudab olukorda. Nad eemaldasid isegi tankidelt ogad ja puurvõred, olles nii kindlad, et see uus ja täiustatud aktiivkaitsesüsteem on enam kui piisav nende ellujäämiseks. Nagu tõendid näitavad, see polnud nii. Analüütikud on põhjalikult uurinud konfliktist tehtud kaadreid. Mõned järeldasid, et Arena M ei tulistanudki. Teised usuvad, et see suutis enne laskemoona lõppemist mõned droonid hävitada. Igal juhul on järeldus selge. See süsteem ei ole see mängumuutja, mida Kreml soovib. See pole lihtsalt piisavalt tugev, mis tähendab, et Venemaal pole endiselt mingit vastust Ukraina trooni ülemvõimule. Kuni see nii jätkub, jäävad Kremli väed ummikusse, olles sunnitud valima kahe taktikalise lähenemise vahel, mis mõlemad on osutunud ebaefektiivseks. Ühelt poolt võivad nad jätkata tankide tagasitoomist ja korraldada rohkem mehhaniseeritud rünnakuid, lootes, et nende soomustehnika pelkhulk saab lõpuks Ukraina kaitsest jagu. Kuid see on ebatõenäoline, kuna Ukraina on lugematutel kordadel tõestanud, et nende droonid on isegi parimate Vene tankide vastu enam kui võrdväärsed. Teisalt võib Venemaa otsustada järgida sõjablogijate nõuandeid ja hoida oma soomust reservis, andma oma inseneridele korralduse töötada Arena M veelgi paremaks muutmise nimel. Samal ajal ei jää tal muud üle, kui jätkata väikeste sõdurirühmade saatmist Ukraina positsioonide suunas, lootes, et üks või kaks neist suudab vaenlase positsioonidesse imbuda ja neid seestpoolt häirida. See on vähem raiskav strateegia, kuid äärmiselt ebatõenäoline, et see tooks kaasa selliseid laiaulatuslikke edusamme, mida Venemaa president Vladimir Putin soovib näha, et toetada oma usku, et see sõda on kuidagi veel võidetav. Nii jääbki Vene armee toppama, olles lõksus olukorras, kus ükskõik mida nad teevad, on nad hukule määratud. Iga lähenemine ebaõnnestub ja isegi kõige väiksematki edu on peaaegu võimatu saavutada. Ukraina sõjavägi muutub samal ajal ainult tugevamaks. Riik nimetas hiljuti ametisse uue kartmatu ülemjuhataja, kindralmajor Mihhailo Drapati, kelle kohta saate selles videos rohkem teada. Või kui soovite rohkem teada Kiievi pikaajalisest plaanist lohistada Vladimir Putinit läbirääkimiste laua taha ja lõpuks sellele konfliktile lõpp teha, vaadake seda videot. Ja lõpuks, kui soovite rohkem värskeid uudiseid, põhjalikke analüüse ja üksikasjalikke ülevaateid suurimatest lahingutest, sõjavarustusest ja taktikast Venemaa-Ukraina sõjas, siis tellige juba täna The Military Show.